teineteist ühesuuruste jõududega, aga jõudude suunad on vastupidised, sellega tuleb ühele ette miinus. Vastastikune mõju, tähendab mõju on alati vastastikune, nii kaua kui esimene mõjutab teine esimest, sellepärast on need ajad ühepikkused. Muud korral korrutame teega läbi, teed kaovad ära. Ja nüüd viiakse need primmidega liikmed ühele poole, teisele poole ja tulebki välja, et ühel pool on esimese ja teise kiha impulss enne vastastikust mõju ja teisel pool on pärast vastastikku mõju, aga need ei ole algebralised summad, need on geomeetrilised summad, need liidetakse kui vektorid. Nii et ei ole mitte üksiku keha impulss ja suurus, vaid kogu impulss nendel kehadel, mis vastastikku üksteist mõjutavad. Nii, nüüd edasi. Järgmisel reedel. Nagu seinakirjandus näitas, et ei ole tundi. Miks? Ma ei tea, kus see rahvus või heetus on tulnud, aga jõulud. Oli niimoodi, et gümnaasiumil on 2 ja esimest tundi. Seega te saate reedesel kuni materjalid Ma tulegi reede kooli. õppida, kui peale vaheaega tulete, siis need materjalid on õpitud. Selge? Mis asja? Mina kirjutada, et just 2 tunni ära jätta, mina pean kirjutama tunni teemasse. Okidoki. Okei. Nii et tänaseks kirjutage nüüd välja, siis edasi viikus oli impulss, tema definitsioon, valem, ühik ja suund. Mis on see impulsi suunas? Kiiruse suund, sellepärast, et M on skalaarne suurus ja positiivne. Kui kiiruse korrutame positiivse arvuga, siis saab ikka tulemuseks vektori, mis on selle kiirusvektoriga samasuunaline. Nüüd kirjutage välja see impulsi seadusta. Mis see tein? Thank you.